et meil on esmaspäev jälle vahepeal jõudnud kätte ja 8. juuni ja me oleme siis nüüd jälle sõitma asunud, et sealt Saranta Monteoro, kus meil oli öömaja, sealt siis oleme ära tulnud ja oleme teel Muriggioli poole. Et seal Muriggiolis on siis see Donau delta, kus me homme loodame siis paadiretkele minna. Aga täna meil nagu väga suuri plaane ei olegi, et ongi rohkem nagu sõidame. Aga ühe asjana, mida me siis plaanime teha, on Muda vulkaanide juures käia. Et iseenesest tee pikkuseks meil täna kokku on umbes 315 kilomeetrit, 5-6 tundi sõiduaega oleme arvestanud, pluss siis peatused. Ja lähme siis sinna Donau poole sõidame. Ma siis nendest Muda vulkaanidest ka paar sõna räägin, et need Muda vulkaanid on siis üks Rumeenia kõige kummalisemaid loodusnähtusi. Ja tegemist ei ole siis päris vulkaanidega, vaid just Muda vulkaanidega. Ehk siis maa sees tuleb gaas, surub selle muda pinnale ja savi ka siis muda ja savi, mis siis hakkab aeglaselt mullitama ja tulemuseks on siis maastik, mis näeb välja nagu kuu või Marsi pinda. Ja see Muda vulkaanide tekke iseenesest on seotud siis maa-aluse gaasi ja veega. Protsess on lihtsustatud selline, et maa sügavuses tekkivad maagaasid, peamiselt siis metaan, liigub ülespoole läbi kivimite. Tee peal seguneb see siis vee ja savise pinnasega ja tekibki selline mudasegu, mis siis surutakse pinnale väikeste koonuste kaudu. Ja Muda vulkaanid ei ole iseenesest kuumad, nende temperatuur on tavaliselt sama, mis ümbritseval pinnasel. Aga see ala ise näeb siis selline eriline välja, et siuke hallikas savine pinnas, väikesed mudakoonused ja mullitavad mudaloigud ja taimestik seal ilmselgelt puudub. Vaata, kus koerad on kogu aeg on tee peal, neid koeri on nii palju siin sedasi. Ja et see neid piirkonda, neid Muda vulkaanide piirkondasi kutsutakse või kasutatakse sageli ka teaduslikes uuringutes, kuna see meenutab keskkonda, mis siis võiks leiduda teistel planeetidel. Ja siin piirkonnas on nagu peamised on need 2 sellist piirkonda. Mõte on, et äkki saame mõlemad üle vaadata, et nad on omavahel 3-kilomeetrise vahega. Et üks on siis selline väiksem, kus on 10 väikseid mudakoonuseid, mille kõrgus on 1-2 meetrit. Ja teine on siis selline suurem ja visuaalselt nagu muljetavaldama ala. Ja tegemist on sellise dramaatilisema maastikuga ja sageli on seal ka vähem rahvast. Aga me oleme üsna varakult, et vast ei olegi eriti praegu rahvaga probleemi. Teed on siin kohutavalt halvad, aga loodus on sellest ümberringi väga ilus. Aga teed on iseenesest küll siuksed, et üks auk ajab teist taga ja lipi-lapi peal kõik. Aga no see ei ole ainult siin. Rumeenias need väiksemad teed on kõik sellised ausalt. Aga loodus on selle eest äge. Jõudsime siis siia vulkaanide juurde. Et kõigepealt siis selle väiksema juurde, Mitsi. Et kusagilt me peaksime saama siis mingid piletidist osta. Ja siis saame minna siis vaatama neid loodusnähtusi. Lähevad siis siuksed väravad ja sinnapoole siis sammume edasi. Siukene matkatee siis siin. Annab ikka ronida. Päris siuke ja see tee on täitsa siuke mudane. Aga vaade on jälle ilus. Kui sina vaadad Rairikuks. Aga meil on veel natuke maad ilmselt minna, ronime edasi. Ja siis kenasti kohale. Siin keset ei midagit. Asus selline piletipudka ka. Tõesti siuke sara nagu. Ja pilet oli siis 4 leid ühele inimesele. See on eurodes alla euro. Umbes 5 leid on 1 euro. Nii et see 4 leud on siis sinna alla.
Vot, pidi olema lihtsalt parkimise ja WC kasutamise tasu nagu, et vot nii. Vot, sellised nad siis välja näevad. Ja see pidi olema ikkagi niivõrd unikaalne loodusnähtus, et sarnaseid pidi olema siis ainult veel Aserbaidžaanis ja Indoneesias maailmas, et täitsa elavalt kohe pulksub, nii et on näha kohe, kuidas pulks käib. Niimoodi toimetab. Ja selliseid on siin siis mitmeid. Siuke päris suur. Niimoodi pulksub siin. Tea, kas see hääl ka peale jääb, käib pulksti ja pulksti. On siis sellised koonused, kohe suuremad, kõrgemad, pididki olema niisugused 1-2 meetrised. Bassein teha või? Ma jätsin trikoo maha, trikoo on autos, muidu oleks võinud ujuma minna. On ju? Aga ma ei tea, liigume siis tagasi ja lähme vaatame selle teise platsi ka üle või? Jaa, ma näen siin, mis see toimub. Jõudsime nüüd siis siia teisele alale, see, mis on see suurem vulkaanide ala, Mari. Ja siin on siis ka, oli piletiputka, jälle 4 leidpilet ja soovitakse meile trumbum, mis tähendab head teed. Nii et lähme siis vaatame neid teisi vulkaane. Selline suurem väli. Et aga pidi nagu olema isegi fotogeenilisem või dramaatilisemad vaated. Aga eks lähme neile lähemale. Pind on siuke praguline kõik ja natukene mudane. Aga tahaks sinna üles minna, nii et vaatame. See viskab. Siin on ikka päris korralikult. Palju rohkem pulksutavad ja viskavad neid ülesse. Ja siin on sellist mädamuna lõhna ka. Ma ei tea, ta ei olegi nagu mädamuna, aga... Mädamuna ei ole. Sinna me jõudsin. Saimegi siia päris ülesse ka. On ka siuksed. Need nagu mulksuvad veits vähem. Maapind siin on sellised suured kraatrid, et siin lõhed sees. Mõni ime, et siis siin tehakse filmivõtteid, et saab nagu teisel planeedil oleks filmida. Käisime siis poes sellises kaupluses nagu Penny, väike osturekk. Näitan korra siis kärusisu ka. Vilksamisi, et umbes siukest toidu- ja joogikraami ja vot, pakime autosse, lähme sööma jooma. Me oleme jõudnud siia Praila külje alla, Praila linna külje alla, me sõidame kohe üle Praila silla, et see on selline. Et see Praila sild on siis üks Rumeenia uuemaid ja muljet avaldavamaid infrastruktuuri objekte, mis ühendab siis Praila linna ja Donau vasakvaldaala. Ja see sild on oma suuruse ja inseneritehnika tõttu Euroopas silma paistev. Siit ta vist peaks paistma peale. Kohe lähme sinna silla peale ka. Ja see sild avati 2023. aastal pärast aastaid kestnud projekteerimist ja ehitamist. Kogu pikkus on umbes 2 kilomeetrit, sealhulgas Rippsilla osa, mis on umbes 1120 meetrit siis. Ja tegemist on siis sellise rippsillaga, kus kaabeltornid toetavad kogu sõiduteeda. Ja tegemist on siis Euroopa ühe pikima rippsillaga üleüldse, mõeldud autodele ja tulevikus ka rongiliiklusele. Kohalik
kohalikud nimetavad seda vahetevahel ka Rumeenia Golden Gate'iks, kuna see meenutab siis seda San Francisco kuulsat silda. Ja et võimalik on sõita siis kiiremini ja mugavamalt üle selle Donau. Ja peale silla ületust siis jõuame Tultsea poole. Ja siis kenasti üle silla ja taga on jälle natuke mägesid ka näha. Aga edasi me liigume siis nüüd oma öömaja poole. Ilus teekond on jälle. Mingid mäed on meil siia tekkinud jälle. Moonid õitsevad tee ääres. Selline. Meil on öömajani veel umbes 100 kilomeetrit, natuke alla juba. Ja öömajad on meil kämping. Bungalow peaks olema jälle. Ja täna jääme siis sinna 8 ööks. Et homme minna Donau deltale paadiga sõitma. Kohale oma öömaja, Latavi kämping. Et selline ilus, siin on basseinid. Meie kämping on siis seal tagapool. Siin on köögiosa, et saame siis, seal pidid olema kõik asjad. Nii et siin istub üks ratastoolis tädi, tema juhatas meid sisse praegu, et kõik on hästi. Ilus koht on, siin on sellised majakesed ja meie tuba on siis seal. Kohe lähme siit puude alt läbi ja siin on selline ühisala ja võt see on siis meie majake. Et siia siis saame minna. Tuba on siis selline. Et on siis voodi, seal on siis selline söögiala võib öelda, köök oli eraldi, on siin telekas, vannituba on ka siis, nii tulega põlema, dusse ja see kõik olemas. Saime praegu sellise alerti, need kella peal on mul näha ka, et see tormihoiatus, õnneks 45 minutit ainult, et vihma ja tormihoiatus hästi tugev, et isegi äkki tuleb raheta. Mida siit näitab ära ja igal juhul tuul küll praegu tõuseb, võtta kus puud hakkasid rapsima ja nii et. Et näitan meie seda ühisköögiala ka siis siit natukene, et see on selline päris korralik. Meil on siin oma külmkapp kohe, kuhu me saame asju panna. Ja nõud ja värgid on siin kõik olemas ja selline päris korralik suur ruum. Täna ostsin mureleid, nii et hakkan nüüd mureleid pesema siis. Siuke sadu on siis praegu. Müristab ja lihtsalt tugev sadu, ei midagi hullu praegu. Hommikust siis. Käes on 9. juuni hommik. Kell on praegu 6:30 umbes. Ja meie valmistume siis minema Donau delta paaditripile. Et kell 7 on siis väljasõit peremehega ja 3-tunnise paadiretke siis võtsime. Ilmselt üks saksa paar tuleb ka vist meiega koos. Nii et siis paneme riidesse ja lähme siis vaatame. Tuleme siis siia kohale. Et siin on sellised paadikesed siis, millega saame minna. Vestid anti ka meile selga. Et läheb siis sõiduks. Ja hakkasime siis liikuma. Donau deltal pidi hästi palju linde
erinevaid liike kalu hästi palju, lindudest pelikane, musttoonekurge, pidi siin on pistrikuid ja hästi palju kalaliike siis. Et on siin. Et see Murigiooli piirkond on siis see delta algus ja siit siis on kõige parem minna sinna. See delta ise on tegelikult 5000 kilomeetrit on seda delta pikkus kokku. Nii et neid on siin väga palju neid erinevaid radu on. Käsi väriseb. Tegelikult päike peaks olema tõusnud, aga ilus on ikkagi. Pilve taga on lihtsalt. See nüüd on siis uus jõeharu, ma sain aru, mida mööda me praegu sõidame. See teine, mis sinnapoole läks, oli vana jõeharu. It's weighed between 10 and 12 kilos and in between 1, 3 or even 5 kilos of fish every single day. With the winds, when challenges arrive in this area, they have to do other routes, so it takes more than 3.5 hours. Nobody does it. Well guys, we leave now the river that's also, but we took till 1970 because never before 1970 and after never was the same flood like in that year. The level of the water goes so high, so most of the houses go to the water and what left almost impossible to build in this area because the name was Lima. So et siin oli jah mingi küla, mis siis kunagi jäi vee alla, et olid uhked need vilitsud, aga Ja need võtavad. need siin niimoodi Mis on veel edasi? ei tea. Nüüd lendab. Märgala lihtsalt linde on siin hästi palju, haigruid ja pelikane ja igasuguseid linde. Osad on ka mingid siuksed, mida ei tea, kui mis nad on. Kala. Söövad, päris ägedad. also read it. You see it? Look there, it's raining already. See tuli peale. 11 o'clock. Yeah. Vaata, kui ilusaid pilte siit saab. Nii ilus. Tõesti asjad. Päikesepilved. Aga keerad ringi, siis eespool on helge ja ilus. Name, just the name. We are not in Ukraine, okay? Okay.
peal. Vesiroosid, valged ja kollased. What do you say in your language? Oli kõva vihmasadu vahepeal. Siuke padukas oli üle meil märjad olemise. Aga noh, ikkagi tuleb nautida, ilus on ikka. Nüüd on suur vihm jälle üle ja vaatame. Liigume ikkagi edasi. Õnneks meil olid kilejoped kaasas, aga ega see väga palju ei aita. Nätakas. Smart in the same time. Because he gets the fish from the fishing net. Wärmer, ist doch warm. Mustad linnud, need on mingid muud. Frösche. Nagu konnakloof. Warm wie Frösche. Ja, ja. Это суд, да, я что-то. Davon gibt es ja auch Pelikane. Nur habe ich die natürlich nie von nah gesehen. Oh, Derek. Sala de metse, da. See vihm pidi kõik Musta mere peale ära minema. Meie lähme ilusti järgi sinna Mustale merele ja vihmale. On nägid palju. Kollased on, Ma isegi näen, sul saavad ringi siin vees. Pelikanid pidid olema sellised laisad linnud, et laisad, aga targad, et pidid kala võtma otse võrkudest, ei hakka ise püüdma. Ka täitsa välja tulnud. Enne saab nautida. Enne nüüd saab nautida, nüüd saab nautida. Nüüd on ka nii ilusa. Naljakas see vaata. Poole pealt hästi läheb valgeks. Jah, kollased ja valged läbi tegi. Rooside vahel siis täitsa seda. Family of ducks. Ja. They are 10 babies and 2 adults. 10 Babys. Ma ütlesin, et me juba käisime, aga noh, tulevad kohe pakkuma uuesti. Tulime korra veel siia sadamasse alasse tagasi. Tegelikult me tahtsime külmkapi magnetit, et siin peaks mingisugune suveniiripood olema. Et lähme siis vaatame, kas leiame ja kas me magneti ka saame siis. Siia autopesulasse, self-service. Et teime väikse pesu ka. 10 leid maksime. See on siis mingi 2 eurot on see 10 leid. Läheb.